Ja on rõõm olla tagasi Ameerika Ühendriikides ja eriti rõõm olla tagasi siin Washingtonis, Washington DC-s. Ja, ma olen 40. Ameerika Ühendriikide presidendi Ronald Reagani austaja. Ja ma tunnen end tõeliselt austatuna, et saan täna siin olla mainekas Reagani instituudis. Kui rahul peab olema võimalus ja vabaduse lootusel peab olema võimalus, tuleb vabadust elus hoida. Ameerika Ühendriigid peavad mängima tugevat ja aktiivset rolli maailma asjades. Kui president Reagan ütles need sõnad Reservohvitseeride assotsiatsiooni kohtumisel 2017. aasta 17. jaanuaril, 1988 oli maailm väga erinev paik. Põlev müür hoidis endiselt inimeste unistusi ja lootusi vangis. Üle 100 miljoni inimese, mehed, naised ja lapsed, elasid Euroopa riikides, mis olid suletud niinimetatud raudse eesriide taha. Vaatamata kõigile neile erinevustele teadis toonane president Ronald Reagan juba tol ajal ning tean ka mina täna üht põhilist ja üsna lihtsat tõde. Ameerika juhtroll on täiesti hädavajalik, et tagada vabaduse kehtimine alati, reeglina, mitte erandina. Olles olnud Hollandi peaminister ja nüüd NATO peasekretär, on minus kujunenud kõigutamatu imetlus Ameerika juhtrolli väärtuse vastu. Ja, ma kasvasin üles Ronald Reagani ajal. Tema oli minu nooruse suur president ja ma mäletan siiani elavalt, kui oluline ta oli nii paljudele inimestele kogu Euroopas, sest lõpuks tema järglase Bushi valitsemise ajal lõppes külm sõda. Lõpuks. See lõppes võiduga. Ja selle võitsid Reagan ja ma võin lisada ka Maggie Thatcher. Ja mõlemad, töötades koos ja vabalt, muutsid kogu maailma turvalisemaks ja lõpetasid külma sõja. Ja ma arvan, et kõik Euroopas ja kogu maailmas peaksid olema igavesti tänulikud sellele juhtkonnale. Aga ma sain ka mõelda sellele, mis juhtub siis, kui Ameerika liitlased hakkavad võtma selle Ameerika Ühendriikide juhtrolli iseenesest mõistetavana. Aastatel pärast president Reagani kõnet, kui need reservväelased ajal, mil me sisenesime niinimetatud ajaloo lõppu, samal ajal kui need äsja vabastatud riigid taotlesid NATO liikmelisust ja hakkasid üles ehitama oma võimekust, et panustada meie ühisesse julgeolekusse, teised Euroopa liitlased eemaldusid aastakümnete pikkusest investeeringust tavapärastesse sõjalistesse partnerlustesse, mida külma sõja ajal Ameerika Ühendriikidega hoiti, eelistades üsna kahjulikku vastastikust sõltuvust. Olles nii veendunud, et rahu on püsiv ega nõua investeeringuid, mida me nüüd peame oluliseks, kahanesid Lääne-Euroopa relvajõud ja kaitse-eelarved vähenesid, kuni muutusid ebaoluliseks. Liigne sõltuvus ideest, et turvalisus on lihtsalt uus norm ja et Ameerika Ühendriigid hoolitsevad kõigi kaugemate ohtude eest. See pani meid, eurooplasi, ette kujutama, et sõjaline jõud on midagi, mille pärast peaksime häbi tundma. Sõjakast minevikust pärit reliikvia, millest inimkond oleks justkui juba üle saanud. Kuid viimased aastad on teinud rohkem kui selgeks, et ajalugu on elus ja pulbitsev ning kuigi Euroopa võib-olla ei mõtle mõjusfääridele, siis sellised riigid nagu Venemaa mõtlevad kindlasti. Ja me oleme näinud, et Putin on enam kui valmis kasutama jõudu, et oma seisukohta peale suruda. Õnneks aitas see sama Ameerika juhtkond, mis lõi tingimused kurjuse impeeriumi vastu astumiseks ka liitu koos hoida. See liit tabas külma sõja ajal vabaduse ja julgeoleku, hoides süsteemi töös ning säilitades alused ja vahendid. Sama ajal, kui paljud tema liitlased panustasid vähem, kui vaja oleks olnud. President Trumpi pühendumus arengule pööras ümber enam kui ühe põlvkonna pikkuse stagnatsiooni ja kärbumise, tuletades Euroopale meelde, et väärtusi tuleb toetada sõjalise jõuga. Sõjaline jõud, mida ei paku mitte ainult Ameerika Ühendriigid, vaid nende riikide ühiste jõupingutuste kaudu, kes kuuluvad kõige ilusamasse ja edukamasse sõjalisse liitu, mis kunagi loodud.
President Trump viis liitlased ajaloolise otsuseni NATO tippkohtumisel Raias eelmisel suvel, et investeerida 5% SKP-st kaitsekulutustesse. Ja see aitab kindlasti tagada, et tuleviku NATO ei oleks lihtsalt liit, kus liitlased sõltuvad liigselt Ameerika Ühendriikidest ning kus Ameerika Ühendriigid võivad kindlalt teada, et neil on tõeliselt võimekad, valmis, tahtelised ja täielikult suutelised partnerid, kes kaitsevad meie vabadust ja ka meie julgeolekut. Need investeeringud loovad juba tugeva aluse tugevamale Euroopale ja tugevamale NATOle tõelise partnerluse nimel ja püsiva turvalisuse nimel, mida meie vabadus väärib. Need investeeringud on üliolulised. Ja liitlased tegutsevad kiiresti, et kindlustada eelarved, suurendada oma relvajõude ja arendada neid võimekusi, mida me teame, et meil on vaja. Aga isegi selle eduga on selge, et meil on vaja veelgi rohkem. Veelgi keerukamaid ja kõrgema tasemega võimekusi, et kaitsta end moodsate rakettide eest, mida meie vastased kasutavad Kiievi ja Tel Avivi vastu. Veelgi rohkem skaleeritavat ja kohandatavat droonide tõrjetehnoloogiat. Ja siin päästavad Ukrainas lahinguväljal raskelt õpitud õppetunnid elusid ka väljaspool Ukraina enda piire. Praegu kaitsevad NATO idatiiva liitlased ja meie kallid sõbrad Lahe piirkonnas end Vene ja Iraani droonide eest. Osaliselt tänu Ukraina tehnoloogiale, mida veel aasta tagasi ei eksisteerinudki. Seega status quo säilitamisest ei piisa, et selle olukorraga toime tulla. Lubage mul siin aplodeerida president Trumpile tema julge juhtimise ja visiooni eest. Ameerika Ühendriigid, ja see on vaid üks näide eelmisest nädalast, teatasid just raamkokkuleppest, et 3-kordistada teatud tüüpi Patriot rakettide tootmist ja see on täiesti ülioluline. Ja siin on veel üks näide Ameerika juhtimisest, mis on oluline meie arsenalide täiendamiseks ja vabaduse arsenali ülesehitamiseks. Vaadates Ankara tippkohtumist, olen kindel, et NATO kollektiivselt ja liitlased individuaalselt tegutsevad samamoodi, et kõrvaldada takistused ja vabastada kaitsetööstuse potentsiaal mõlemal pool Atlandi ookeani. Seega liigub raha. Tööstus ja valitsus teevad koostööd, et tagada raha muutumine võimekusteks, mida me vajame. Miks siis tunnevad kõik selles ruumis kõhus pinget seoses transatlantilise alliansi tulevikuga? Miks me näeme, kui lülitame televiisori sisse või kerime uudisvoogu telefonis kiiruga koostatud NATO nekroloogi mustandeid? Lubage mul olla selge. See liit ei eira ohtu, nagu öeldakse Ameerika Ühendriikides. Liitlased tunnistavad ja mina tunnistan, et me oleme sügavate muutuste perioodil Atlandi-üleses liidus. Euroopa võtab enda kanda suurema ja õiglasema osa oma tavakaitse tagamise ülesandest. Ja sellest ei ole tagasiteed, ega peakski olema. See on liikumine kahjulikust vastastikusest sõltuvusest tõelisel partnerlusel põhineva Atlandi-üleste liidu poole. Selleks, et suurenenud investeeringutel ja paremal tootmisel oleks mõju, peab neid saatma ka mõtteviisi muutus. See mõtteviisi muutus on juba täies hoos, kuid selliseid muutusi tunnistatakse sageli täielikult alles aja möödudes. Ja see üleminekuperiood võib olla üsna keeruline ja õrn. Vaatame viimaseid sündmusi. Kui saabus aeg anda logistilist ja muud vajalikku toetust, mida Ameerika Ühendriigid Iraanis vajasid, olid mõned liitlased pehmelt öeldes veidi aeglased. Õiguse huvides tuleb öelda, et ka nemad olid veidi üllatunud. Et säilitada üllatusmomente esialgsete rünnakute puhul, otsustas president Trump liitlasi ette mitte teavitada ja ma mõistan seda. Aga kui ma täna Euroopat vaatan, näen ma liitlasi, kes pakuvad tohutul hulgal toetust,
baase, logistikat ja muid meetmeid, et tagada, et Ameerika Ühendriikide võimas sõjavägi suudaks takistada Iraanilt tuumarelva hankimist ning vähendada Iraani suutlikkust kaost eksportida. Peaaegu eranditult teevad liitlased kõike, mida Ameerika Ühendriigid paluvad. Nad kuulasid hoolikalt ja nüüd vastavad nad president Trumpi palvele. Suurbritannia juhib konkreetselt laia liitlasriikide koalitsiooni, kes koordineerivad ja ühtlustavad vajalikke sõjalisi, poliitilisi ja majanduslikke vahendeid, et tagada tõhusalt laevade vaba liikumine Hormuzi väinas. Kõik see on selge tõend märkimisväärsest mõtteviisi muutusest. Ja praegu mängivad Euroopa liitlased juhtivat rolli NATO operatsioonides meie idatiiva Läänemere kaitsmisel. Ja Arktikas tegutsetakse kiiresti, et mobiliseerida välikoosseisu, lennukeid, sõjalaevu ja muud, et tugevdada meie julgeolekut nende piirkondade uute ohtude ees. Kui MiG-30 ja Vene lennukid tungisid eelmisel sügisel Eesti õhuruumi, olid need Euroopa lennukid eesotsas itaallastega, keda toetasid soomlased ja rootslased, kes sundisid nad taanduma. Ja umbes samal ajal uitas Poolas hooletult ringi parv Vene droone. Mul on uhke öelda, et just Hollandi F-35 oli see, mis tulistas lasu, mis kõrvaldas ohu. Minu arvates on sekretär Rubio täiesti õigus, kui ta ütleb, et liit ei saa toimida ainult ühes suunas. See ei olnud ühepoolne liit, kui USA, Euroopa ja Kanada väed võitlesid ja ohverdasid koos Afganistanis. Ja see teeb mind rõõmsaks, et iga päev, samal ajal kui me räägime, jätkavad USA, Euroopa ja Kanada väed väljaõpet ja mobiliseerumist meie ühise julgeoleku toetuseks. Olen kindel, et tugevam Euroopa ja tugevam NATO ei võta USA juhtimist iseenesest mõistetavana. Teepäeva 40 aastapäeval 1984 aastal. Seistes Point Duohotsi kaljude tipus, kus USA teine Rangeri pataljon võitles, et mandril positsioon saavutada, tegi president Reagan asjakohase märkuse. On hea ja õiglane uuendada meie pühendumust üksteisele, meie vabadusele ja liidule, mis seda kaitseb. NATO muutub. Tänu Ameerika juhtimisele ja kollektiivsele pühendumusele tagada vabadus ja jätkuv julgeolek muutub NATO tugevamaks. Tänu toimuvale mõtteviisi muutusele näen tõelist partnerlust tekkimas Atlandi ülessel silmapiiril. Tulevik ei kuulu nõrga südamega inimestele, nagu Ronald Reagan kunagi kuulsalt ütles. Seda uut teed ees seistes olen täiesti kindel, et koos täidavad Ameerika Ühendriigid ja nende liitlased NATOs meie ühise kohustuse tagada meie kallis vabadus. Täna, homme ja veel kaua tulevikus, mis meid ees ootab? Aitäh!